erinevad siis näljad meil. on siis see füüsiline keha, eks ju, see tervis. Keha annab märku, et on vaja süüa, on vaja energiat, eks ju. Siis on meil intellektuaalne nälg, uudishimu, paljudel on rohkem, paljudel vähem, paljudel üldse käega löönud. Ma tahan teada, et what's the point, eks ju. Siis on seal ihad, see on ka nagu nälg, eks ju. Ma ei suuda ilma sinuta. Et kui sa mind ei taha, siis ma lihtsalt surun sind nurka. Eks ju, et erinevad sellised meeled siis, kuidas nad võtavad siis selle mõistuse üle ja mõistus siis jookseb arukuse juurde. Arukus on väga arukat mõtleb, kuidas mingid lollusi teha, eks ju. Kuni sinna välja, et teadlased, eks ju, et kuidas pomm visata sinna, eks ju. Võimu hullud panevad siis tööle, eks ju, peadega inimesed, kuidas siis tappa, hävitada paha vaenlast, eks ju. Kõik see on selline klassikaline ülevaade ja siis, kui sa sealt edasi lähed, paljud on näinud seda planeetide pilti, et on siis see universum ja kõikide asjade taga on tegelikult peenhirm. See, et me tööl käime, kõik me üritame siin ühiskonnas hakkama saada, see on inimlik ja normaalne, aga seal tegelikult see sügaval on see hirm, eks ju, et äkki mind, mul ei ole kuskil elada, äkki mu nälg ei saa rahuldatud, eks ju, näiteks toidunälg või jään külma kätte või ühiskond ei võtta mind omaks, pärast kannatan, eks, kuna ma olen mingi friik. Ja kui sa niimoodi hakkad elu vaatama, siis seda hirmu ja peent kadedus kõikide teiste ja lõpuks kõige kõrgema algse absoluudi suhtes, see on meil nagu hästi sisse nagu elu ääres ja kodeeritud. Ja kui sa vaatad seda pilti, kus planeedid, eks ju, üks lahe pilt on planeet Maa ja seal läheb järjest suuremaks, seal päike on juba 300 korda suurem ja siis on veel taevakehad, mis on veel suuremad ja lõpuks isegi päike on väike täpp, rääkimata sellest, et maakera üldse ei ole näha nii väike, eks ju. Ja seal Bhagavad Gitas ka, kui Krishna näitas Arjunale universumi vormi, siis ta ütles ka, et Virat Rupa vormi, et ma annan sulle sellise nägemise, et sinu praeguste silmadega me nagu ei näe, vaata, me näeme juba taevakehi, aga me tähti või taevast ja me ei saa aru nagu, et kus, mis, eks ju, teadlased seda üritavad arvutada ja kuidagi mõõta, et mis seal, kus on nagu kaugel. Ja Arjuna nägi ka seda universumi vormi ja tuli hirm, et see loodus on selline emake loodus, on armas ja ta on imeline Jumala poolt loodud, aga seal on ka see hirm taga, et me tegelikult kardame nii ühiskonda kui elu ja siis see kadedus veel, eks ju. Ja kui sa hakkad nagu seda vaatama loodus, seda veedades kirjeldatakse, eks ju, kuidas siis kõik need karmaseadused, sinu mõtted, kogu loome, materiaalne loome, kuidas Mahavishnust tulevad universumid. Et see tekitab sellise, netist tänapäeval saab teha, vaata AI-ga nagu, tekitab sellist inimesel nagu hirmu, et what the heck, et seal Bhagavad Gitas ka Arjunal tekkis hirm, eks ju, ta vaatas seda Virat Rupa ja Krishna vormi ja siis Krishna, et see ei võta see kahekäeline vorm tagasi, et see on meie väiksel punktile too much, kui meile isegi näidatakse seda kõik, kuidas see värk käib, isegi see materiaalne loodus. Kuna Arjuna nägi kõike, seal ise ennast, tulevikku, minevikku, olevikku, kõik elus oledid, kõike planeete, vaimset, materiaalset, kõike nagu ühes punktis, eks ju. Tuleb veel, et see on ka võimalik, kõik on võimalik. Aga me ei kannata seda välja, me lihtsalt, Arjuna ka seal sõjamees küll hakkaks juba seal minestama, et see oli nagu nii hirmus, nagu selline aukartust äratav, samal ajal hirmus ja eks ju, Jumalat võime ka teenida, Jumala peale mõelda ja teatud religioonid ongi selle hirmu peale ehitatud, et nad nagu nii võimas ja selline aukartus ja see on normaalne, see on ka nagu okei, eks ju. Aga siis seal bhakti joogas ja seal, ütleme, Krishna liinis mulle meeldib, seal on niimoodi, et öeldakse, et Jumal ise unustab ka ära, et ta on Jumal Krishna seal Krishna lookal või oma pühendunutega. Ta läheb nagu võrdsele tasemele, et see maitse ja see suhe saaks toimida, et muidu on kõik ta kuskil seal Vaikuntha planeetidel on ta nagu kuningas, eks ju, aga Krishna lookal on ta lihtsalt lihtne karjapoiss, eks ju. Et hirmud kaovad, siis jutu üks point on selles, et hirmud kaovad, mida rohkem on armastust. Et vedades öeldakse ka, kui sa näed inimest, kes on tige selline vihane, pettunud elus kõik, et siis järelikult ta järgi oma dharmat. Dharma tähendab kohustuste täitmine ja kohustuste täitmine tähendab, et sa märkad teisi elus oled ja teedad vastavalt oma omadustele, siis teenid teisi, eks ju. Kui sa teisi teenid, siis sa ideaalis peaks seda armastusega tegema ja kui sul on armastus, eks ju, seal
nagu seal juhtus ka üks lugu seal kuskil seal Siberis talvel, noh, emal oli nii kõva armastus, eks ju, hundid piirasid ümber seal, eks ju, ja viskas lapse siis bussi katusele, eks ju, ise ohverdas ennast, eks ju. Et noh, armastus oli hirmus kõrgemal, ta nagu noh, mõtles kainelt, eks kuidas nüüd, et laps, tal oli ainuke asi, et laps jääks ellu ja ohverdas oma, eks ju, pärast leiti seal peatuses, keegi karjus katusel ja selle naise jäänus, et no näiteks, eks ju, et elus, et noh, armastus jah, et ainult armastusega me neutraliseerime siis seda kadedust ja hirme. Mida rohkem meil seda armastust tähendab see teenimine tähendab see, et sa märkad teisi, tekib empaatia, sa proovid teistele rõõmu valmistada neid tingimusteta omaga sa püüdmatult teenida nagu jumala seaduste järgi ka, teades neid seadusi, mitte noh, mõnda tahad lõdvestada, mõni mõtleb, et ma pagan valget pulbrit, noh, siis kõigil on rõõmus meel ja hea olla. Ei nagu jumala seaduste järgi, mis ei hävita keha ja psüühikat.